Tere hommikust, käes on teisipäev. Ma tegin endale just omletti ja sulajuustu saiad. Vaatan Molly May vlogi. Ja söön hommikust, siis panen ennast valmis ja räägin teile juba lähemalt, mis meid täna ees ootab. Täna tuleb kiire tööpäev, päris palju teha. Kõigepealt ma lähen kohtumisele Maybelliniga ja siis ma aitan Aleksandrial filmida vist 2 erineva koostöö jaoks. Et kõigepealt me lähme selle jaoks Rimisse ja siis tema koju. Ja siis õhtul kell 7 vist oli see. Lähen ma Ärklisse ja nagu ma aru sain, siis ma hakkan seal mingisugust kokteili tegema ja videograaf filmib seda nende enda Instagrami ja TikToki jaoks siis. Nii et selline põnev õhtu tuleb. Mul on probleem praegu, mul ei ole head bronseripintslit. Mul see vana bronseripintsel andis ikkagi täiesti otsad, mida ma kasutasin mingi üle 10 aasta. Ja nüüd ma kasutan praegu seda Browsi omaga. Ta ei ole päris bronseri jaoks mõeldud, ta on muude asjade jaoks parem. Ja ma pean vaatama oma varudesse, kas mul äkki tegelikult on mingisugust, mida ma saaks kasutada või ma peaksin ostma, ma ei teagi. Mul tuli just meelde, et mul tuli eile 3 pakki, millest ühtegi ma ei avanud. Ja mul on kahtlus, et siin ühes pakis on midagi, mida mul võiks täna olla vaja. Mul on tegelikult aega 16 minutit, okei. Äkki jõuame isegi kõik pakid lahti teha siis. Kõigepealt selline väikene. Kerastasil, ma ei tea, kuidas seda öeldakse. See juuksebränd, nendel on tulnud siis välja juukseparfüüm. Ja ma tahtsin selle ära proovida, nii et nad saatsid selle mulle. Mul on küll kahtlus, et äkki ma sain seda seal Douglase Rocca al Mare avamispeol juba nuusutada. Ja pean ütlema, et kui see oli see, siis ma ei olnud väga vaimustuses sellest. Aga vaatame. Aga päris cute, 30 milliliitrit. Okei, ta ei ole halb, ta on selline tsitruseline. Okei, nüüd tuleb vaikselt mingi vanill. Ma panen praegu siia poole ka natukene. Ja siis vaatame päeva peale, kuidas see püsib ja kuidas see on. Siis teine pakk on Salon Shopilt. Goddess. Nii, Biotech Blowout on ainulaadne juuksehooldus, mille keskmes on uuenduslik Goddess moleküül, 2-toimeline mikro- ja makropeptiidide kompleks. Okei, mis see teeb? Kaitseb soengut kuni 8 tundi, taastab, kaitseb juukseid murdumise eest, tihendab juukseid, vähendab kahusust, kuuma kaitse, lühendab föönitamise aega, ei sisalda silikoone. Okei, väga põnev. Kasutamine. Puhast juuksed põhjalikult kanna niisketesse juustesse, hernetera suurune kogus toodet, jaota ühteselt juuste keskosast otsteni, liikudes seejärel juurteni. Föönita või lase juustel loomulikult kuivada. Okei. Meeldib see kogu see roosa teema siin. Issand, ta väga põnev. Väga põnev. Oi, kui mõnus. Siuke matt, pehme pakend. Okei, see täitsa tekitas küll huvi, et see ära proovida, sellest peab veel pildi tegema story'sse. Nii, ja see pakk on loodetavasti see, mida mul võiks praegu vaja olla. Põhimõtteliselt tuleb mul koostöö ühe Läti sallifirmaga. Kõlab võib-olla natukene nagu random, aga ma pean ütlema, et ma olen juba nagu mitu aastat olnud üllatunud sellest, kui raske on leida ilusaid ja kvaliteetseid salle. Et ma olen tegelikult pikalt puudust tundnud sellistest esiteks vahepealsetest sallidest, mida kanda sügisel ja kevadel, kui ma ei taha seda hästi suurt paksu salli veel panna. Et väga nagu kui midagi, siis just hästi basicud on ja mõnikord need on ka nagu siuksed, kuidagi näevad hästi odavad välja, et see ots niimoodi narmendab, sealt siuke õhukene materjal, ma ei tea. Ühesõnaga, ma olen olnud väga pettunud ja see aasta ka ma tegelikult olen juba käinud otsimas mõnda aega.
ja ei ole leidnud. Nüüd siin kõigepealt on siukene sall, mis otseselt, sa võid teda muidugi kaela ümber ka siduda, aga ma mõtlesin teda just nagu koti külge panna. Selline fun siidisallikene ja need tõesti on ka siis kvaliteetsetest materjalidest siidisallid. Nii, siis selline suur leopardi sallikene. Oh, kui fun! Ma pean nüüd hakkama uurima, kuidas nagu kõige parem viis oleks kanda selliseid, et mis need erinevad sõlmed ja värgid. Igatahes see on täiega cute. Mul tuli meelde, et ma vlogin täna. Wow! Uus telefon. Crazy. Siit saab varsti tõmmata nii. No kui mina valiksin mingi nendest, siis ma võtaks ka selle hõbedase. On ju? Jaa. Kõigi ilusam. Jaa. Kõigi neutraalsem, kõige niisugune, no ma ei tea, mulle meeldib. Jaa, väga ilus. Nii tore. Ja nüüd me lähme Aleksandria juurde ja filmime talle sisu. Ma arvan, et võiks isegi nagu äkki mitu erinevat teha. Et üks, kus on selline jah, et tema näiteks seal maas, mingi, kus te koos istute maas või mingi väikene, ma ei tea, müramine. Jah, ta on. Mis teha? Oot. Hai. See on siis sisuloojate reaalsus. Ja noh, kui me tahame, et kõik näeks esteetiline ja puhas välja, eriti selle nurga alt, siis me peame kõik ära peitma. Täpselt nii see käibki. Elame ainult puhastes asjades tühjades kodudes. Nii, jah. Nii, mis ma siis teen nüüd? Ma olen uuesti pesu välja. Ma teen siis niimoodi lihtsalt, et ma selle otseselt klipi pole vaja palju, kui seda pesu panna. Ma panen niimoodi siit. Jah. Nii, ja nüüd ma panen siia pesukeeli. Ma panen natukene ja siis teeme pärast klipi lähedalt ka. On ju? Nii, ma olen jõudnud koju ja ma tegin endale soojaks eilsest järgi jäänud kukesena pasta ja ma kiiresti söön. Siis ma värskendan natukene oma meiki, outfiti vahetasin juba ära ja siis ma liigun Ärkli poole. Tere, mina olen Kaisa ja täna ma hakkan Ärkelis tegema enda kõige lemmikumat kokteili, milleks on Portstar Martini. Kõigepealt vanilli. Ma oleks pidanud äkki siia jää ka panema alla. Ma arvan, et meil ei ole liiga hilja selleks. Kus on sildid. Värvi järgi ma tahaksin oletada, et see on see. Aga kuidas ma tean? Ma maitsin. Ei, ma tunnen lõhnast, et see on õige asi. Ehk siis, no nüüd on jälle meil siuke uletamise koht. On vaja suhkrusirupit. Siin on jällegi pudel ilma ühegi sildita. Ja ma lihtsalt loodan, et see on õige asi, kui palju seda üldse vaja oli, kes teab, on ju. 3 seeli. Suhkrusirup. Äkki piisab. Nii. Siit ma lähen täpselt seda õiget klaasikest. Nüüd nagu peaksime siia peale panema. Siis, siin on kirjas, võttis kohe hingeldama. Ja ongi valmis. Täitsa õige värk ka. No osad kohad panevad mingit mahlasid, vaata mingi apelsini, ananassi mahla. See ei käi niimoodi, see on täiesti vale asi. Miks ma tunnen ananassi, ma ei taha. Ma olen kodus ja tegelikult
üldiselt ma võin täna nagu lebosse ära minna, aga üks asi, mis ma tahaks teha, on see, et nagu te teate, või noh, kes teab, kes ei tea, siis eelmises videos ma korrastasin oma meigisahtleid, hõikasin välja ka selle, et tahaksin abivajajatele ära anda kas siis mingeid hästi natuke kasutatud meigi- ja hügieenitooteid või ka uusi asju, mis ei ole kasutatud. Ja omajagu on ikkagi kirju tulnud. Ma teadsin, et see saab olema natuke raske, sest et ma päris kõiki ei saa aidata. Aga nüüd on see ebamugav hetk käes, kus ma pean nagu valima kuidagi, et see osa sellest mulle ei meeldi, aga mul on hea meel, et ma ikkagi saan mingeid inimesi, kes tõesti vajavad seda abi, saan aidata ja homme annan ma siis ühe paki üle ühele tüdrukule, naisele, kes siis oma sugulast saab selle pakiga aidata. Nii et ma peaks selle täna kokku panema. Nii, te näete nüüd mu taga, neid ennem on boksitud pakke seal koledasti, aga mis ma siiamaani olen välja vaadanud? See on 16-aastane tüdruk, kellele ma praegu seda pakki kokku panen. Nii et meigi eemaldaja, siuke universaalne kasulik toode. Siis mingisugune, anti-wrinkle on siin peal kirjas, aga kreem põhimõtteliselt ikkagi. Nii et ma loodan, et see sobib. Siis jällegi mõtlesin siuke suht universaalne asi, ripsme dušš, huuleläige, concealer, jällegi tooni kohta kunagi ei tea, aga suht siuke hele toon, et Eestasele võiks sobida. Siis siuke kreem põsepuna, Catrice'i highlighter, küünelakk, siuke fuks ja roosa. Nii et need on praegu olemas. Ja mis võiks veel meeldida? Äkki 16-aastasele tüdrukule. Ja mulle ka meeldib see, aga mul ei ole seda otseselt nüüd nagu vaja, onju. Ja ma olen siit 2 sutsu välja lasknud. The Body Shopi ja see Passion Fruit body mist. Äkki selline Joico juukse treatment. Lahke šampoon. Ma pakin nüüd need tooted ära. Mulle meeldib, kui mul on igaks juhuks sügavkülmas alati pelmeene. Ja seda osa videost toetubki Litchi. Ehk siis mul on isegi siin nende gyoosad. Need mulle ka väga meeldivad. Aga täna ma arvan, et ma tahan lihtsalt traditsioonilist pelmeeni. Kõige rohkem mulle meeldivad need kanalihaga. Nii et need on need kõige basicumad kanalihaga, alati lihtsalt idekas. Ja siis on mul veel sellised kanajuustu ja seentega. Ehk siis mulle meeldib, kui mul on erinevad variandid ja ma tean, et nende tegemine võtab maksimaalselt 10 minutit aega ja täna mul täpselt selleks ongi energiat. Kõigepealt panen veega pannile, lasen natukene podiseda ja kui nad on pehmemad, siis kallan vee ära ja praen mõned minutid, et nad jääksid sellised mõnusad krõbedad. Tadaa! Pelmeenid saidki valmis, mõnusad krõbedad. ASMR mina küünega pelmeeni toksimus. Ja ma tegin siia juurde kastme ka, kastme retsepti näeb Instagramist. Nii hea. Ja neil on valikus ka sealihaga pelmeene ja tegelikult mingisuguseid veel ja siis neid gyoosasid on ka erinevaid. Nii et mina soovitaksin küll endale kohe sügavkülma ostagi neid erinevaid ja lihtsalt nendel päevadel, kui sa tunned, et sa ei jaksa vaaritada, sa ei viitsi välja mõelda, mida teha, siis need on nii head, toitvad, kiiresti valmivad. Ehk siis see nagu võtab mingisuguse stressi ära. Tere hommikust, käes on kolmapäev ja mina liigun trenni poole. Trennis on käidud ja ma sain üle antud selle paki, mis ma eile kokku panin. Nii et väga
mõnus hommik, nüüd hakkab vihma sadama. Ja ma olen kodu poole, mul on väga pikk to-do list tänaseks, nii et vaatame, palju ma sealt tehtud jõuan. Nii, ma olen kodus, pesus on käidud, paar tööasja isegi kiiruga tehtud, aga nüüd on aeg süüa lõunasööki või brunch, sest et ma ei ole korralikult hommikustki söönud, aga mul on alles veel mõned ära võetud toorvorstid. Need on ühed mu lemmikud, nii et ma teen airfryeris need soojaks ja praen äkki 2 muna. Ja selline lõunasöök ongi siuke kiire. Nii, mul on to-do listis tehtud 3 asja. Ehk siis ma andsin üle selle paki. Siis ma saatsin skincare koostöö materjalid ülevaatamiseks. Ja siis ma panin vlogi materjali SD-kaardilt kõvakettale. Ja nüüd ma vist võtan ette selle, et ma teen paar arvet ära, panen need teele ja also väikene Red Bull turgutuseks mulle siia halli päeva, kus ma tegelikult ei viitsiks üldse mitte midagi teha ja ma tahaks teki sees üle küünla põlema panna ja Gossip Girli vaadata. Nii, 6 asja to-do listist on tehtud ja tegelikult siin vahepeal mingid väiksemad asjad veel, mida seal to-do listis ka ei ole. Ja nüüd teen ma valmis selle nädala podcasti sotsiaalmeedia klipi. Tegelikult see oleks võinud juba varem valmis olla, sest et täna on juba 3. päev. Ja mulle meeldiks tegelikult panna esmaspäeviti või teisipäeviti seda ülesse. Aga lihtsalt ei ole jõudnud. Nii et on, mis on. Tuleb siis täna. Ja hästi hea meel on selle üle, et väga palju positiivset tagasisidet on tulnud sellele episoodile Lauraga koos. Ma saatsin esmaspäeval talle ka kohe järjest neid tagasiside, kommentaare ja sõnumeid, mis ma sain. Et ta ka ikka teaks, et inimestele on väga meeldinud ja ta saatis mulle ka, et keegi on talle juba ka eraldi kirjutanud tema tuttavatest, et väga tore. Ja ma arvan, et see ei jää tema viimaseks korraks Kirstordel podcastis. Ja siis oleks mul vaja täna veel ette valmistada homsed podcasti episoodid. Ma hakkan siis homme salvestama ja ma tahaks kohe salvestada 2 episoodi, et saaks ühe korraga jällegi rohkem tehtud. Et üks tuleb nii-öelda tavaepisood ja teine tuleb siis eriepisood. Ja mul on nagu kirjutatud üles, issand arvuti nii undab, lihtsalt ei vea välja neid programme. Igatahes mul on üles kirjutatud erinevad teemad, millest ma tahaks rääkida, aga siis need on lihtsalt nagu mingil ajahetkel minuni tulnud mingid mõtted, aga siis kui ma nüüd on lähemalt vaadanud, siis mul on selline tunne, et ma ei tea, kas mul on sellest nüüd nagu mingi 40-50 minutit rääkida, et jah, see on mingi tore mõte, aga see on võib-olla sükane, et ma nagu 15 minutiga räägin selle ära. Selliste asjade puhul mul ongi tekkinud see tunne, et ma ikkagi peaks tegema ära kas siis Patreoni või mingisuguse muu platvormi. Selle Patreoni puhul on nagu mingid asjad, või tähendab üks põhiline asi, mis mind väga häirib, et seal on see hinna erinevus nendel, kes kasutavad Apple'i tooteid ja nendel, kellel on Android, just siis, kui kasutatakse siis Patreoni appi, et siis see App Store võtab mingi lisatasu ja mulle ei meeldi see, et ma ütlen välja et Patreoni hind on, ma ei tea, 7 euri on ja siis kellegi jaoks on see tegelikult mingi 9 või ma ei tea, mis see hinna erinevus täpselt on. Et see asi mulle üldse ei meeldi. Aga nii palju, kui ma olen uurinud, siis nagu väga mingisugust super palju paremat varianti ka ei ole. Ehk siis ma ei tea, aga põhimõtteliselt ma tahaks Patreoni lisaks nagu lisaepisoodile panna ka mingid selliseid lühemaid videosid. Et kas mingid rantid millestki või lihtsalt mingid ideed, mis mul on, aga mis ei ole nagu nii sügavad, et ma saaks nagu terve episoodi jutustada, et siis siuksed nagu lühemad 10-15 minutilised videod nagu lisaks. Et see on mu mõte, aga ma arvan, tähendab mitte ma ei arva, vaid ma tean, et see jääb järgmisse aastasse.
Ja tegelikult, mis mul tiksub kuklas. Sellest mul on juba piinlik rääkida, sellepärast, et ma olen sellest nii pikalt rääkinud. Tõesti on piinlik, aga meigikoolitus. See on mul on video poolest see valmis. Lihtsalt kirjalik materjal, mida ma tahan sinna lisada, see ei ole tehtud. Ja ma ei ole tegelenud sellega, et otsida sobivat platvormi, kus seda müüma hakata. Ehk siis tegelikult nagu mul on lõpusirge ja siis ma võtsin selle podcasti projekti ette ja siis sellega läks meigikoolituse projekt täiesti nagu pausile. Aga ma ei julge isegi seda öelda, aga ma tõesti tahaks selle aasta numbri sees välja anda. Aga ma ei tea. Vahepeal ma lihtsalt tunnen, et seda kõike on nagu ühe inimese jaoks liiga palju. Ja siis ma nagu, et mul oleks abi vaja, aga mul nii palju raha ka ei ole, et kedagi reaalselt nagu palgata assistendiks. Nii et tuleb ise hakkama saada, tuleb veel paremini oma aega planeerida. Ma ei tea, ma ei oska. Okei, aitab räntimisest. Ma nüüd tegutsen edasi ja teen selle podcasti sotsiaalmeedia klipi valmis. Nii, to-do listist issand, ma isegi ei teagi, mitu asja mul tehtud sai. Üldiselt võin olla rahul endaga. Tehtud sai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja tegemata jäi 4. Ühe jõudsin niimoodi pooleldi. Et ühe podcast episoodi jõudsin homseks ette valmistada, teist mitte. Ja nüüd ma keeran kokku mingisuguse väga lihtsa õhtusöögi. Ma keetsin riisi 2 kotitäit. Siis ma tegin pannil kana hakkliha, mis mul oli koos küüslaugu ja sibulaga. Panen selle ka sinna riisi hulka. Minu vaimusünnitis asjadest, mis mul siis kodus olemas on. Ja mis võimalikult kiiresti saaks kokku panna. Ja siis mul on Hansi oad. Need on minu arust ülihead. Ja ma ei ole neid ammu söönud. Aga ma mõtlesin, et lisan siia nagu kastmena ja lisaproteiin ja päris maitsev. Tere hommikust. Käes on neljapäev, podcasti salvestamispäev, nii et ma panen ennast valmis. Ja täna on siuke lugu, et mul ei ole kella 10-st kella 3-ni vett. Ma lasin mingisugused kannud vett täis ja loodame, et ma saan hakkama. Aku saabki kohe tühjaks. Igatahes ma sain podcasti ühe episoodi salvestatud. Okei, ma olen siin ChatGPT-ga maadelnud ja üritanud mingeid mängulisi põnevaid ideesid leida, sest ma nagu ei ole vist täna nagu super deep meeleolus või nagu, eks ma tahtsin midagi nagu kergemat, et ma peaks vähem mõtlema ja nagu mingid ideed olid, aga ma mõtlen, et ma vist ei hakka ennast suruma, et kui ma ei ole selles meeleolus, et praegu seda teist episoodi salvestada, siis lihtsalt nii on. See jääb järgmisse nädalasse, it's fine. Ma ei viitsi nagu niimoodi punnitada niimoodi, et ma pärast ei ole ise rahul ka. Seega pean setupi kokku koristama. Ja tegelikult on aeg lõunat süüa. Mul on endiselt ilmselgelt alles seda eilset rooga. Nii et ma soojendan selle ja söön. Sand jumal, ma sõin just oma lõunasöögi ära ja ma hakkan, kas siin on ikka, thank God, okei. Ma hakkan monteerima seda oma Kirstordil peo vlogi, mis oli teie jaoks eelmine vlog. Ja ma olin praegu nagu, omega, siin on 4 tundi materjali, aga õnneks ma ikkagi ühe foili panin valesti. Aga materjali on siiski üle 3 tunni. Oh my god, kuidas ma saan selle normaalseks? Ma tõesti ei tea, aga I guess ma peaksin pihta hakkama. Ja siis mulle helistas Red Bullist keegi, kes toob mulle täna mitu Red Bulli pakki.
nagu üks on see Winter Edition, mida ma ei saanud, sest ma olin Iirimaal ja siis ma pidin neile ise kirjutama, et kui ma tagasi olen, aga siis ma unustasin selle ära. Igatahes nii, et selle paki ma saan, kuigi ma nüüd juba vahepeal proovisin selle Winter Editioni ära. Ja midagi on neil mulle veel. Oh my god. Ma tulin just treppidest üles, Red Bulli kuller käis ära. Üks pakk on siis see Winter Edition. Wow. Kui lahe. Siin on siis nagu neil ikka kombeks tavaline originaal Red Bull ja siis see Fuji Apple Ginger Winter Edition. Ja siis kruusikene selline. Tavaliselt tehakse sellistes see Moscow Mule. Väga nunnu ja siis kõrrekene ka sama rose gold värvi. Ja teine pakk oli see, mis ma natuke lootsin, et see on advendikalender. Täna on 16. oktoober. Minust ma nii vara küll ei ole seda varem kätte saanud. Aga ega sellega ei ole muud, kui see läheb oma aega ootama. Mina ei hakka seda praegu avama. Issand, ma juba tahtsin öelda, ma tegelikult ei ole. Ma ei ole otsustanud. Aga ma peaaegu oleks juba öelnud. Seda me hakkame Vlogmassis avama. Ma tean, et te tahate teada, kas ma teen Vlogmassit. Jõulud lähenevad, detsember läheneb. Ja ma ütlen ausalt, ma ei ole 100% suutnud ära otsustada. See on lihtsalt väga palju tööd. Ja nüüd eriti, kui ma teen ka üksinda podcasti, see tähendaks seda, et ma peaksin kõik osad detsembriks ette salvestama novembris. Ja hästi palju eeltööd, mida ma eelmine aasta ei pidanud nagu üksinda tegema. Et selles suhtes on nagu natukene hirmus. Ma nagu hästi muretsen iseenda pärast lihtsalt selles suhtes, et kui ma kogu aeg nagu orav rattas edasi lähen, et siis ju mingi hetk tuleb see, millest kõik räägivad, läbipõlemine. Ma ei taha läbi põleda, ma tahaks nagu mõnusalt kulgeda, samas saavutada asju ja olla tegus, aga nagu ma tahaksin olla hea näide sellest, et tuleb osata ka puhkust võtta. Siis mul käis nagu juba mingi mõte, et kui ma teeks Vlogmassi, siis lihtsalt tuleks nagu jaanuaris kindlasti mingi 2-nädalane paus kõigest. Praegu ma mõtlen, et nagu, seda on raske vist korraldada, idekas oleks, kui keegi teine monteeriks mu Vlogmas vloga. Aga kuna see on nii vahetumine, seda on kiiresti vaja teha, et siis see kogu sisu on vaja kiiresti kellelegi siis saada ju igapäevaselt. Et ma ei tea isegi, kuidas sükest asja tehakse, et selles suhtes Zoe'il ja Elfil on nagu ideaalne kombo, selles suhtes, et nad on ju paar, elavad koos ja siis Zoe filmib ja Elfi paneb õhtul kokku ja ongi olemas, on ju. Kui sa vaatad seda ja sa oled keegi või sa tead kedagi, kes tahaks detsembris hästi palju tööd, siis selle näol, et monteerida iga päev üks vlog valmis, ma ei tea, siis võib mu ühendust võtta. Mul palju raha maksta ei ole ka. Et see on siukene, et saad portfooliosse panna ja midagi ikka ma saaks, aga sellel on põhjus, miks ma kõike ise teen. Et kui mul oleks nagu rahamäed, siis ma juba ammu oleks delegeerinud mingid asjad, näiteks podcasti monteerimine. See ei ole üldse, see ei ole fun mu jaoks, see on lihtsalt siuke asi, mis peab ära tegema. Selle ma oleks ammu andnud kellelegi podcasti sotsiaalmeedia klippide tegemine. Seda ma olen isegi mõelnud, et äkki pakkuda kellelegi, sest nagu ma lihtsalt ei jõua väga hästi. Ma ei tea, ma lihtsalt rämblin. Sorry, jälle ma räägin teile mingit suva asju. Ühesõnaga, ma ei tea, kui sa
tead kedagi või oled ise monteerija, ei pea isegi mingi ülispetsiaaltase olema, siis võid mulle kirjutada, äkki jõuame mingile kokkuleppele, et ma ei teagi, äkki ongi podcasti osas või kas või see vlogmas, et vaatab ja ma igaks juhuks ütlen, et ootused veel kõrgeks ei läheks, ma ei ole praegu kindlalt teadnud, et ma teen vlogmassi. Aga miks ma kaalun seda oli sellepärast, et see oli tegelikult tõesti mulle endale ka nii äge eelmine aasta. See pani mind kindlasti rohkem ka ise nagu siukseid jõuluseid asju tegema, ma olin väga meeleolus ja see kogukonnatunne, see oli nagu, ma ei ole vist kunagi tundnud nagu sellist sidet oma jälgijatega kui sellel perioodil, et väga lahe oli see. Mul on nüüd täiesti pekkis olukord. Nagu ma ütlesin, täna ei olnud vett mul on ju. Ja kui ma nüüd veekraani kogu korteri veekraani siis jälle lahti tegin, siis boiler hakkas lekkima. Mul tuleb majja ainult külm vesi, igas korteris on siis boiler ja vist siis selle rõhu muudatusega tuli ilmsiks see, et minu boiler on katki. Ma ei tea, tegelikult ma ei tea asjast mitte midagi, lihtsalt ma tean, et see hakkas väga hoogsalt lekkima. Nüüd ma keerasin need boilerikraanid kinni. Õnneks lekke on peatatud ja külma vett tuleb kraanidest, kasi seegi. Aga nüüd mul on vaja vist, tegelikult ma tahaks kõigepealt tuvastada, et kas selle boileriga saab veel, äkki saab selle kuidagi korda teha, äkki saab sellega midagi teha. Kui ei, siis mul on vaja uus boiler osta, paigaldada ja ma puutun esimest korda selliste muredega kokku ja tegelikult on asjaga ju kiire, sest see on mu suvevesi. Ehk siis ma olen väga stressis, aga täna õhtune plaan muidu, millest ma olen teile veel rääkinud, on see, et me lähme Mariti ja Anetega drag bingole, mis toimub Chicago baaris. Ja ma tean, et Marit tuleb varem siia, ma ei tea, kas Anette jõuab, igatahes kuna mul jäi mu nädalavahetuse peost alles Pornstar Martini materjale ja see püree läheb üsna kiiresti halvaks. Ma panin küll ka sügavkülma jääkuubikutena siis seda püreed, aga ikkagi seda jäi natuke veel. Ja siis ma mõtlesin, et kui mul juba neid materjale on, et ma teeks ühed Pornstar Martinid meile ja siis siit minu juurest lähme. Aga nüüd ma olen nii stressis kogu selle boileri olukorra pärast ja ootamatu väljaminek ja üldse mingi jama, millega peab tegelema. Outfitikene on selline, mu Hugo, need mustrilised, kas te üldse midagi näete, aga ei. Teksad, pruun vöö, pruun bluusike, roosa blazer ja nii ongi. Ja Anette jõuab kohe siia ja siis vähemalt mulle tundus, et see on Anette, kes praegu tuleb ja siis Marit. Väike Coca-Cola. Teine matse mingi kommi matse. On jah, nutsuka matse. Midagi on siin. Kas see on hea? No täitsa hea, aga no jah, täitsa hea. Kaat. Varsti ära. 17. And after the break, we're going to do the second round of bingo. And after the second round, we're going to do a little activity. Okay, I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that
lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. So make sure you breathe, okay? I've seen during the brunch people are not breathing. Please breathe. We don't need ambulance here. Alright. 54. Number 29. 30. Number 70. 52 is also here. Number 2. In Cantonese. Tere hommikust, käes on reede. Ma lähen kohe varsti trenni, kus ma saan ennast ka sooja veega pesta ja juuksed ära pesta. Ja õnneks täna tuleb siis mul töömees koos saantehnikuga vaatama, mis siin täpsemalt teha tuleb. No ilmselt tuleb boiler välja vahetada, ma olen sellega juba arvestanud. Nii nõme, ma ütlen ausalt, nii nõme. Igatahes ja aga ma ei tea nagu, kas see saab täna juba tehtud või täna nad vaatavad üle. Ma lihtsalt nagu nii väga loodan, et see saab täna tehtud ja valmis. No nii, trennis on käidud. Nüüd mul on siin veel üks pakk, mis vajab teele panemist. Nii et viin selle ka ära, ma sain pesus käia. Juhu. Ja mulle tundub, et saab vist täna selle boileri asjaga ühele poole. Olen küll 100 eurode võrra vaesem, aga vähemalt saab korda. Nii, ja ma olen kodus tagasi. Pakk on teele pandud. Poest käisin läbi. Ja nüüd mul on vaja vlog lõpuni monteerida ja kella 4 peaks siis tulema töömees boilerit vahetama, et ta käis kõigepealt siin üle vaatamas, et mis seis on. Ja kahjuks on boiler ikkagi sellises seisus, et päästa teda ei anna, tuleb välja vahetada. Ja tore, et selle saab täna tehtud, sellepärast, et sooja vee puudumine kodus. See ei ole naljaasi. Jah, väga tore, et selle saab täna korda. Nii et praegu mul on kuskil 2 tundi aega ennem, kui töömees tuleb. Ega ma ei tea täpselt, kaua selle kogu asjaga läheb. Ta ütles, et tund kindlasti. No ma ikka julgelt mõtlen, et võib-olla isegi 2 tundi. Igatahes ja siis, kui sellega on ühel pool, siis mul ongi aeg, kui ma just varem ei jõua selleni, siis mul on aeg ennast korda teha. Ja ma otsustasin, et ma lähen Maariti ja tema sõbrannadega sinna salajuttude Ähtekala, et täna on see Alexelas salajuttude ja vestlusõhtu või mis iganes show. Et sinna ma ei lähe, aga ma ei tea, ma mõtlesin, et pole ammu nagu väljas käinud, nagu klubis. Ja siis Maarit ütles, et neil on nagu nii, plaan sinna Ähtekale minna ja ennem seda, kuna seal on vahepeal veel mitu tundi nagu aega, et siis ennem seda me lähme Ärklisse ja siis T3 vist toimub see Ähtekas. Igatahes ja siis sinna. Mu fake tan on crusty. Ma ei lase seda kunagi nagu crustiks minna või nagu ma tean täpselt, kus see minu nagu piir on, aga nüüd ongi see, et ega teile oleks olnud see, kui ma oleks selle maha koorinud. Seda ma teha ei saanud ja ma ei hakanud seal gymis ka nagu seda heavy duty koorimist tegema. Ma ei tea, see on lihtsalt nagu too much. Nii et ma lihtsalt pean panema sellised riided, kust seda crustiness ei ole näha. Suht kinnise kaelusega. Ja kas siit on näha? Igatahes mingisugused jutid siin juba kuskil on. Siit on valge. Ja siit kohtadest ka kulub ära. No see ongi olnud nüüd mul peal täpselt nädal aega. Et tavaliselt ongi ikkagi selle 6 päeva pealt mina ikkagi koorin maha ja panen uue kihi. Nii, uus boiler on paigaldatud. Eks nüüd ole siin kuskil tunni 1,5 jooksul näha, kas vesi ilusti läheb soojaks, aga kuigi ma ei ole eriti õnnelik selle ootamatu väljamineku üle, siis ma olen õnnelik, et see sai niivõrd kiiresti lahenduse. Ja ma saan juba täna öösel oma sooja duši all pesta, see on imeline.
Nii et selles suhtes ma üritan alati igas negatiivses leida midagi head. Ma tegelikult kuskil kuklas teadsin, et see boiler vajab millalgi välja vahetamist ja see hetk lihtsalt tuli nüüd kätte. Ma jõudsin isegi vahepeal siin ära teha lokid halosse. Nüüd tuleb lokid teha enda juustesse. Ma panengi tööle lokitangid. Tihti mult küsitakse, millega ma oma lokke teen. Mul on Babylissi. Võt kunagi ei tea mitu millimeetrit, 38, ma ei tea, 32 millimeetrit läbimõõduga, ma ei tea. Igatahes sellega ma teen. Arvuti undab kõrval, seda te ilmselt kuulete ka, sest et ma sain oma vlogi valmis, see nüüd laeb alla. Ja ma pean vaatama outfiti, mis mu Krusty Fake Tanniga sobiks praegu. Ma vaatasin, see olukord on ikka veel hullam, kui ma ennem arvasin. See on väga hull see olukord. Ma ei suuda, mul on endal nii rõve tunne, kui see Fake Tan on kole. Issand jumal, ma alles puhastasin seda peeglit. Miks see tundub nii must? Igal juhul ma olen valmis ja ma hakkan liikuma. Ma otsustasin sellise outfiti kasuks. Mul on väike must ümber T-särk, sädelev seelik, kontsasaapad ja let's go! Kodus tagasi ja ma pean ütlema, et see oli täitsa mõttetu pidu. Nagu muusika pidi olema, kuidas seda öeldakse, 2010-ndad. 2010, ühesõnaga ma loodan, et te saate aru. Ja okei, seal oli mõni lugu sellest ajastust, mis oli kindlasti pop, aga mida ma DJ-na kunagi ei mängiks klubis. Aga vaadates ka kõiki teisi inimesi, kes seal klubis olid, siis mitte keegi ei tantsinud. Võib-olla see on tänapäeva asi, et me lihtsalt nagu õõtsume kõik klubis ja räägime oma vahel. Aga tantsumuusikast oli asi väga kaugel. Ja no, ma ei tea, kui ma niimoodi ringi vaatasin, mulle tundus, et inimesed ei ole nagu väga rahul. Et nagu see ei olnud siuke käima tõmbav muss või siuke, et mingi oh my god, nii hea. Nagu reaalselt siukseid hitte, mis meil sellest ajast on, neid seal ei mängitud. Ja ma ei tea, kas need Mallukas ja Kristina pidid seal ka kohal olema, igatahes neid seal ei olnud. Käes on laupäev ja ma olen seda hommikut siin väga rahulikult võtnud. Ja ma käisin sooja duši all, koorisin oma Fake Tanni maha. Ja nüüd ma olen siin podcasti monteerinud. Ja kuna täna on üsna ilus ilm, siuke vahelduv pilvisus, siis ma kirjutasin Anetele, et mis ta teeb ja kas võiks minna kuskile loodusesse jalutama. Nii et nüüd me lähmegi, vist lähme Tabasalu sinna, ma ei tea, matkarajale või loodusrada või mis seal on. Me oleme täiesti off-road kuskil vales kohas ja siin on väga mudane ja nüüd me vist peame treppidest tagasi üles kõndima. Suudame Tabasalus ära eksida ja mul on jalad natuke märjad juba sellest mudast. Ja me tulime sealt treppidest alla. Seal oli punane täpike, seal oli nool ja ma vaatasin RMK äpist, me tegelikult me oleme selle rajal, aga ma ei tea, kas see rada on siis muutunud selles mõttes, et äkki see enne sai seda läbida, aga enam ei saa, kas ta ei ole muudetud äkki. Ma ei tea, jah, kõigepealt me peame sealt kohutavatest treppidest alla minema ja kõigepealt me peame selle treppideni üldse jõudma. Kuhu me jõudsime? Me nüüd kõnnime mööda vee äärt. Selline adventure rada. Ma ei saa raata kui alga. Oh my god. Õnneks see oli natuke kuiva muda. Loodusuurijad, siukene huvitav läikiv. Paekivi trepp. Ja.
paremale poole jääb selline vaade ja vasakule poole selline. Ja siit me lähme. Issand. Ja. Ja. Nagu te vist aru saite, siis me treppidest ikkagi üles ei läinud. Me otsustasime mitte alla anda. Ja jah, nüüd ongi siis see väga mereäärne rada, mida mööda me läheme. See ei olnud nii hull, kui see tundub, aga siit me just läbi tulime. Vau, ma olen kodus tagasi. Milline seiklus. Tegelikult sammude poolest ei tulnudki nagu nii crazy. 8200 sammu, aga lihtsalt nagu me läbisime seda 1 kilomeetrit mingi pool tundi, mis oli seal mere ääres. Igal juhul mõnus, aktiivne tegevus siia tänasesse päeva, ega ma ilmselt rohkem välja ei jõua. Ja no ei viitsiks ka. Nüüd ongi see, et kodus, mõnus, ma ikkagi kavatsen monteerida veel podcasti ja ega peale selle ma ei viitsigi väga midagi teha.